Tere, tere! Mina olen Ülle Puu, taas oma väikesest tarookapesast. Ja ma mõtlesin, et ma räägin tarokaartidest veel edasi ja aastast 2023. Kui aastanumber 2023 teha keskelt pooleks, siis tuleb 2023. Ja ma alustan sellest esimesest numbrist. 20. 20 on ju 2001, 2020, 2023, 2099. Siis see 20 mõjutab kõik seda ajaperioodi. Selleks kaardiks on 20 tarokaart. Ülestõusmine, kohtumõistmine. Ja mis me siin kaardi peal siis näeme? Ilus ingel puhub siin trompetit, viskab, et tulge ülesse ja hinged ärkavad, hinged tõusevad. Mina armastan seda kohtumõistmise kaardi nimetada ka karmakaardiks. Et see on katsumus, see on eksam. See on muutumine, ümberkujunemine, vanast lahti laskmine. Aeg on uuendusteks ja ümberkujundusteks. Ja see trompet ja see puhumine, see iseenesest on ju hingamine. Inimene sünnib ja tema esimene liigutus on esimene hingetõmme sellel imikul. Ja see tegelikult viitab ka sellele, et selle 20. jooksul kogu aeg on mõjutatud inimeste hingamisteed. Kõik, mis on hingamisega seotud. Hingamine on elu. Inimene ei saa ilma hingamata olla. Ja ei saa ainult kogu aeg ka välja hingata. Sa pead sisse hingama. See on loomulik tegevus. See iseenesest ju näitab, et loomulikud inimeste vajadused tõusevad sellel ajaperioodil väga teravalt nagu esile. Kuidas maailm hingab, kuidas maakera maa hingab. See on seotud planeet Maa globaalsemate küsimustega. Eks te olete seda ise ka juba märganud. Et kas või prügiteema ja prügikett katab maapinda ja merd nii tihedalt, et maakera ei saagi hingata, see on nagu kilekott on sulle pähe tõmmatud. Et midagi tuleb ju selles osas ette võtta ja see on inimkonnale eksamiks. Kuna see kaart on ka positiivse energia ja vabanemine, aga et mille läbi see tuleb? See tuleb kitsikustest vabanemine, tuleb läbi vaimse arengu, läbi kasvu, läbi õppimise. Järelikult peab terve inimkond õppima, alatest väikesest lihtsast inimpikslist kuni suurkorporatsioonidena välja. Ja kõiksugused lahendamata probleemid tõusevad üha ja üha kogu aeg nagu esile. Kui neid probleeme ei lahendata, siis mitte ükski asi ei kao lihtsalt niisama ära. Ja seda ei ole võimalik ka ära peita. See on nagu maakera ja asjade restaureerimine. Tulevad välja peidetud saladused, peidetud väärtused maa seest, kui ka peidetud mürgid. Ja need teemad lihtsalt tulevad järjest teravamalt esile. Nendega tuleb tegeleda, sellest ei saa mitte kuskile üle ega ümber. Ja see kaart sümboliseerib purustavat, aga ka puhastavat energiat, mis loob uuesti sünni. Inimesed sünnivad uueks, muutuvad. Riigid, rahvused. See on uuesti sünd. See on uuesti elule tärkamine, kuna see on ikkagi eksamikaart.
siis see on eksam, siis see on proovile panekud. See ei ole lihtne ega kerge. Ja kui kiiresti inimesed taipamiseni jõuavad, kes seda teab, see tegelikult sümboliseeribki nagu ühe maailma lõppu, ühe ajastu lõppu. Ja need, kes ei taha sellest nagu aru saada ja kellele see ei jõua kohale, siis selle jaoks on see ajaperiood, nende inimeste jaoks on see ajaperiood väga keeruline ja raske. Nende riikide jaoks see on see ajaperiood väga keeruline ja raske. Sest tegelikult see ajaperiood soosib kõike innovaatilist, uuenduslikku, hapniku juurdevoolu suurendamist, õhu liikuvust, energia liikumist. Järelikult on soositud ka kõik need valdkonnad, mis tegelevad inimese psüühikaga, hingestatusega, kaunite kunstidega, Osho aktiivsete meditatsioonidega. Et minul on see Eesti meditatsioonikool lõpetatud. Ja see on hingamine. See on loomulikkus, ümberkujundamine. Kõik, mis parandab maailma. Aga need inimesed, kes ei taha uuendustega kaasa minna, need tahes tahtmata jäävad jänni. See kaart näitabki väga suurt muutust elus. Väga suurt karmalist muutust. Millele ei ole inimesel, inimkonnal võimalik vastu hakata. Ei ole lihtsalt valikut. Maailm muutub täielikult. Aga kuidas inimkond ja inimesed selle vastu võtavad, see on enda otsustada, see on enda valik. See on sinu suhtumiste ja hinnangute valik. Nii nagu inimesed käivad minu juures, mina inimesele ütlen, et sinu enda valik, kuidas on sinu suhtumine ja sinu hinnang. Ja ei ole niimoodi, et minust ei sõltu mitte midagi. Et sõltub. Kui inimesed, kui ühiste huvidega inimesed kokku kogunevad, see on suur jõud, see on suur energia. Ja sellega suudetakse ju mägesid liigutada paigast. Inimene võiks oma elu ajal endale teha sellised tagasivaate või ülevaate, et kuidas ta on elanud, kas ta on sellega rahul, kui ei ole, siis teha ümberkorraldusi ja muuta oma mõtlemist ja muuta oma suhtumist. See on surnud punkt. Ja inimesed järjest rohkem hakkavad otsima tööd, mida nad naudivad ja mida meeldivad. Hakkavad otsima iseennast, hakkavad otsima oma hingerahu, hakkavad otsima rõõmu. Ja eelkõige see ju tuleb läbi selliste inimeste, kes vaimselt suudavad aidata ja abistada. Selliseid muidugi võib kerkida nagu neid seeni vihma ajal. Aga inimesel peab olema tarkust, et välja selekteerida, keda usaldada ja keda mitte. Sest see on eksami aeg, proovile paneku aeg. Ja järjest rohkem järgitakse enda kutsumust. Püüeldakse vaimse arengu poole. Vabanetakse vanadest sidemetest ja kitsendavatest oludest. Sest kui siit kaardi pealt vaadata, siis need inimesed tulevad ju kirstust. Kirstu seest, jumala kitsas on seal kirstus. Liigutada ei saa, väga kitsas. Et see tähendab ka seda, et inimesed tõstavad mässu valitsuse vastu, kitsenduste vastu, mis nüüd Iraanis kuulutati välja ju, püha jumal. Jumal õnn, et me Eestis elame. Aga see ei jää niimoodi, sest see kaart lihtsalt näitab, et maailmas tuleb igasuguste kitsenduste, piirangute vastu protestimise, võitlemise ajaperiood.
ja võib-olla sünnib ka keegi, võib-olla ka mitmeid inimesi selliseid, kes puhuvad seda pasunat, ütlevad inimesed, tõuske ülesse, ärgake ülesse, mis te magate? Kas te ei näe, kus te olete kirstus? Et igatepidi universumi vaimsed jõud püüavad teid üles äratada. Teised inimesed püüavad teid üles äratada tardumusest, tuimusest, külmusest, kangestusest. Surnu on ju kangestunud, ega ta ei liiguta, ta on külm ja kange, laguneb ainult. Kui sa oled oma lagunemisprotsessiga rahul, siis pikuta seal turvalises kirstus edasi. Aga kui ei ole, tee midagi, muuda midagi, tõuse ülesse sealt. Võib-olla on see, et oota, ma vaatan, mitu kirstu siin on, 1, 2, 3, 4, 5, 6 või? Kas ehitad uue maja või korrusmaja on ja? Sest see on vaimne üleskutse, see on üleskutse. Aga see ei ole lihtsalt revolutsioon, et nüüd lammutame kirstud laiali ja assa, mis me siis teeme on ja? Seal on vaja üles ehitada ja selleks on ka vaja inimesi, kes oleksid nii targad ja oskaksid üles ehitada. Sest see, kes lammutab, see ei pruugi osata üles ehitada. See inimene, kes ühes eluetapis on väga vinge tegija, siis teises eluetapis on täiesti saamatu ülesehitaja. Ja tal peab olema tarkust ja nutti siis kõrvale astuda või iseenda kõrvale peab valima sellised inimesed, kellel on ehitamise oskused. Sümboolses mõttes ehitamine ja sõna otseses võtmes ehitamine. Sest toimub ju uuesti riigi ülesehitamine, riikide, maailma ülesehitamise protsess, ajajärk praegust. See on tohutu tähtis aeg. See tundub maru pikk ja mina arvatavasti oma eluajal ka seda lõppu nagu ei näe. Aga ma saan anda iseendast väikese panuse. Kasvatage oma teadmist, tarkust, õppige, kogege, nähke, reisige, avardage oma silmaringi, tõuske ülesse, ärge olge ainult iseenda mullis, iseendale lood, mõni ehitab iseendale kirstu. Elada ei julge, surra ka ei julge, aga kirstus lamada julgeb küll. Siis see kaart näitab ka minevikku, sest nad on ju siia kirstu minevikus läinud ja olevik on see, et nad tõusevad ülesse. Et see näitab seda minevikust lahti laskmine. Siis üksikisikule tähendab see seda, et tegelikult oma elu jooksul hakkab järjest rohkem tajuma ja tundma, mis teda ahistab ja piirab, kes teda tagasi hoiab ja kes on tema küljes nagu ankur ja ei lase tal areneda ja liikuda edasi. Ka suhete poole pealt on see samamoodi, finantsilise äri poolest samamoodi. Võidakse küll püüelda finantsilase vabaduse poole, aga igaüks peab ära tajuma, et kus on tema võimekuse piirid. Sest keda õnnestub lihtsalt ninapidi vedada ja sellele tuleb pankrot, kellel on nuppu finantsilistest tegevusteks ja sellise finantsilise sõltumatuse saavutamiseks piisavalt nutti. Sellel ka see õnnestub, aga ei tasu hüpata üle oma varju ja loota, et lihtsalt kuskilt tuleb mingi õnneloos või et äkki ikka ma saan kas või krüptorahaga või mingi muu kuskile finantseerides sõltumatuse vabaduse, siis see ei ole niisama lihtne, see on väikese protsendil võib-olla. Mina ütlen seda, sina ei pea seda uskuma. Ma räägin lihtsalt seda, mida mina arvan. Põhipoint on selles, tuleb üle vaadata oma mineviku head ja vead ja sellest lähtuvalt teha loogilised, ratsionaalsed järeldused ja emotsioonid ja tunded kõrvale jätta. Mõni võibki kolistama jääda oma ämbritesse. See on see mineviku teema. Et sa tõused siit kirstust ja heidad uuesti kirstu tagasi.
tõused siit kirstust ja heidad uuesti kirstu tagasi. See on nendes vanades ämbrites kolistamine. Tuleb sul uus mees, täpselt samad vead ja täpselt sama mustri järgi tegutsemine. Sa jääd ikkagi samaks inimeseks, sa ei muutu, aga tegelikult on vaja vaimset arengut ja sinu enda muutumist ja sinu enda analüütilist mõtlemist. Ja võib-olla tõesti siis kas kasutada vaimse arengu ja õppimise kõrval ka selliseid vahendeid nagu Osho aktiivsed meditatsioonid, konstellatsioonid. Sa pead ise leidma, ise katsetama ja leidma iseenda jaoks sobiva, sest ei ole niimoodi, et massidele on kõik see üks õige asi. See on massipsühhoos, ärge jookske massipsühhoosiga kaasa, kuigi siin on ka palju massipsühhoosi, sest kõik tõusevad. Ja kõigile on almuseks käed välja sirutatud. Palju kerjajaid, palju almuste palujaid, et keegi teine tuleks ja teeks minu elu paremaks. Ei tule mitte kedagi teist. Ei maksa kedagi teist süüdistada, et näed, ei tulnud, ei aidanud, ei hoidnud, ei toetanud. Ise sul endal tuleb võtta oma käed tagasi. Ära palu almust. Riik ei aidanud. Et riik ei hoolitsenud mu eest. Näe, ingleid ja jumalat ei ole olemas. Tead küll seda ütlemist, et Jumal aitab neid, kes ise ennast aitavad. Et sul peab endal olema julgust, soovi, tahtmist, visadust, areneda, kasvada, õppida. Ja ära takerdu pisiasjadesse. Et jah, et see karmakaart üksikisikule ongi see, nagu ma ütlesin, et tõused kirstust ülesse, heidad uuesti tagasi. Lähed suhtest välja, lähed uuesti suhtesse tagasi. Saad mingisugusest halvast harjumusest lahti ja siis sa lähed uuesti sinna tagasi halba harjumusse. Räägid ühte, teed teist. Sa võid selle peale öelda, kogu aeg on nii tehtud. Aga selle karmakaardiga 20. on sellele eriti karmalised tagajärjed. Seda, mida külvad, seda lõikad. Ma ütlesin, et sa ei saa käsi pikal olla, et keegi teine tuleb, lahendab. See, mida külvad, seda lõikad. Nii ongi. Ja külva õigesti või külva hästi. Külva külluslikult. Selleks, et saada, selleks sa pead andma. Selleks, et hingata sisse, sa pead enne seda välja hingama, et oleks ruumi, et sa saaksid sisse hingata. Lihtne on ju. Elu reeglid on nagu nii lihtsad. Hinga välja ja hinga sisse. Siis sul on ruumi, kuhu see hapnik tuleb. Viska vana jama peast välja, siis on ruumi uutele ideedele, uutele mõtetele, uuele energiale. Ja sul ei maksagi hellitada lootust, et sa küünid mingile uuele suhtele või uuele tasandile või uuele ametikohale, kui sul ei ole selleks oskusi, teadmisi, energiat. Ühtepidi siin tegelikult nagu hoitakse selle eest, et see ennast puruks ei rabeleks, on ju. Ühiskond ju survestab kogu aeg, et kui palju sa lased ühiskonnal survetada, siis see ingel võib ju olla ka see, kes on väga suur survestaja. Kus ütleb, et tee rohkem, maga vähem. Piitsuta ise ennast takka. Sedapidi ütleb, et tõuse üles, tule vaata, mis maailmas toimub, mine reisi, paranda oma karmalised vead,
maksa oma võlad. Eks võlgade maksmine on ka mitut moodi, et on vaimsed võlad, et oled kellegile halvasti öelnud, midagi paha teinud või kedagi valesti hinnanud. Nüüd on aeg see ümber hinnata. Ja inimesed on siin alasti, nii nagu nad on sündinud, alastuses. Ja halasta iseenda peale, halasta teiste peale. Sellest teadusest on küll ja küll räägitud, ma ei hakka seda üle rääkima, aga võlts headus ja võlts vagadus ei vii ka mitte kuskile. Ole enda vastu aus. Alasti olek näitab ka lihtsust. See, kes sa oled. Millisena sa sündisid. Ja sellepärast ma ka Osho meditatsioonidest rääkisin, sest Osho aktiivsed meditatsioonid aitavad jõuda iseenda keskmesse. See, kes sa olid enne seda, kui sinu ema ja isa kohtusid. See, kes sa olid enne sündi. Nad aitavad jõuda keskmesse ja tundma õppida iseennast. Sellisena, nagu sa oled. Huvitav, miks sellel inglil riided seljas on, ma tahaks teada. Jah. Aga see kaart annab võimaluse selleks, et inimesed muudavad oma imitsit, suhtumist, käitumismalle, muutuvad ka, tekivad uued suhtetüübid, kuna see on ikkagi uuenemise kaart. Tekivad uued suhtetüübid, juba on tekkinud. 2020-ndatel on ju vabaks lastud piire, et samasooliste abielu näiteks. Samasooliste lapsendamised. Kõik tõuseb uuele tasandile. Uus nägemust perest. Juba on see olemas. Ja arvatavasti tuleb veel selliseid uudseid kooselu liike, mida me praegust ei tea ega oska ette isegi näha. Kuulge, meil on ju uued kooseluliigid ammust ajast juba, et inimesed elavad ju koerte ja kassidega ja ütlevad, tule issi juurde, tule emme juurde. See on juba uus kooseluliik ju. Ja kindlasti kasvab ka vastutus. Vastutus personaalselt iseenda eest, vastutus oma lähedaste eest, laste eest, mitte mehe, naise, ämma, äia, mitte nende eest. Sest keegi teine ei saa sind õnnelikuks teha, kui sa ise ei ole enda sees õnnelik. Jällegi, ära siruta oma kerjuse kätt välja, et andke mulle palun armastust. Kui sinu enda sees ei ole seda, siis ükskõik kui palju sa seda armastust saad, sa ikkagi ei näe, et sa oled seda saanud. Kogu aeg on vähe. Kogu aeg sa oled kerjus. Vastutus inimkonna eest, vastutus planeet maa eest, vastutus õhu eest, mida me sisse hingame, taimede eest, vastutustundlik käitumine. Ees ootavad uued projektid, uued perspektiivid, uued vaimsed vallutused, uued universumi vallutused, kosmose, planeetide ja võib-olla tuleb sealt teispoolsusest ka nähtavaid tegureid, mida me päriselt nagu näeme ja tunnetame rohkem kui kunagi varem. Kes nad on, mis moel nad ennast ilmutavad, seda me saame näha. Tekivadki suuremad võimalused. Sellist asja ei ole olemas, et võimalusi ei ole. Võimalused on alati olemas. Need võimalused tuleb lihtsalt mõelda, aga et on vaja teistmoodi mõelda. Uuenduslikud innovaatilised ideed, suunad. Aga nendega kaasnevad ka suuremad riskid. Aga noh, riske tuleb ju võtta. Läbi mõeldult. Sest tegelikult on raskete aegade lõppemised, kimbatusest pääsemised.
kitsikusest välja saamised. See 2020 oli ju täiesti Covidi aasta, kus Eestis ka kehtestati piirangud ja lõpetati piirangud. Et see on samamoodi, et kitsendustest pääsemine, piirangutest pääsemine. Jällegi, igaüks peab vaatama ratsionaalselt, loogiliselt mõeldes, milliseid riske on mõttekas võtta ja milliseid mitte. Need 2000-ndad on kindlasti vana maailma lõpetamise aastad, mis saavad alguse vaimsest ärkamisest, hingede vabastamisest. Hingi on kogu aeg loendatud, korjatud, kus hingekarjane on neid hoidnud. Nüüd on hingede vabastamise aeg. Vaba tahe. Ja tuleb see, milleks sa ise valmis oled. Millisele tasandile sa oled jõudnud. Kindlasti oleks mul nagu veel rääkida, aga mul praegust ei tule rohkem midagi. Nii et jääb nii nagu on. Kõike head teile!